Tervist ja minu parimad soovid rahvastepäeva konverentsile. Mul on väga hea meel, et mul võimaldati teha enda jaoks ka mõned asjad selgeks selle mõttetöö käigus. Ma tunnen ennast praegu juba päris intellektuaalina. Ma olen intellektuaalide sees alati olnud ärimees ja ärimeeste seas alati intellektuaal. Niimoodi, et ma pakun teile rõõmuga oma harrastussotsioloogilisi tähelepanekuid Vene ajakirjandusest Baltikumis, Eestis ja Ukrainas veel lisaks Baltikumilegi. Ja kõigepealt mõned dramaatilised ajaloolised seigad, et Eestis oli ju tegelikult nõukogude ajal 2 suuremat Vene väljaannet ja lisaks veel Õhtulehe väljaanne. Need suuremad olid Mladež Estonia ja ajaleht Estonia. Ja nad mõlemad sattusid üleminekuaegadel ärimeeste kätte ja nii traagiline kui see ka ei ole, need mõlemad ärimehed, ühelt poolt Vitali Haitev ja teiselt poolt poliitik ja restorani ärimees Gennadi Ever tapeti 2001. aastal esiteks Vitali Haitev ja siis natukene hiljem Pihkla oblastis Gennadi Ever. Niimoodi, et sellised on need ajad olnud, selliste segaste omandivormidega ja võib-olla ka poolkriminaalsete seltskondadega on seotud olnud Eesti venekeelne ajakirjandus. Ma ütleksin, et tänane Eesti venekeelne ajakirjandus seisab heal jalal, suurem osa on sellest börsifirmade käes, levitatakse ka Venemaa omandusega ajalehti, Komsomolskaja Pravda nende hulgas. Aga üldiselt on meie Vene ajakirjandus, eriti viimase ajal netiajakirjandus, võib öelda, saanud jalad alla. Rääkides meie firma nimel, Ekspress Grupi nimel, me anname Vene portaale välja Eestis, Lätis, Leedus ja ka Ukrainas. Ja peab ütlema, et peale peatoimetaja vahetust Eestis Vene Delfil 2010. aastal ma võin rõõmuga nentida, et Irina Petuhova on toonud Delfisse ka originaalajakirjandust. Ja sama võin öelda meie hea konkurendi Schibstedi kirjastuse kohta, ka nende Postimehe venekeelne portaal on täis korralikke uudiseid, sealhulgas ka Eesti kohta, refereerituna venekeelsest Postimehest. Originaaluudiseid teevad põhiliselt Delfi ja Postimees, on veel päris märkimisväärne lugejaskond väljaandel Mail.ru, aga sinna lihtsalt oma uudiseid annavad Eesti Rahvusringhääling ja seesama venekeelne Postimees. Mis puudutab Vene ajakirjanduse arengut meie riikides, siis Baltikumi Vene ajakirjandus on kahtlemata väga kirglik, mõnes mõttes takerdunud teatud rahvuslikesse traumadesse. Ja see on kahtlemata arenev ajakirjandus. Kiiresti on Baltikumi portaalid korjanud üles uue trendi, see tähendab kodanikumeedia. Ka Delfi on siin pioneer olnud, viinud sisse sellise rubriigi nagu Head korrespondent. Ja väga huvitav on vaadata, kuidas venekeelsed autorid kirjutavad sinna sellesse sotsiaalmeedia vormi oma jutte, nagu Vene ajakirjandus neid vanasti kajastas. Vene rahvas kirjutab portaalidesse justkui kaebusi ja justkui tähelepanu juhtimisi võimule, et ta suhtleb avalikkusega nagu võimuga. Samas kui Eesti autorid ja Vene autorid on ka palju. Need ei ole mitte mõned aktivistid, vaid hea korrespondent peegeldab ikkagi massiajakirjandust, nii nagu Karl Marx seda ette nägi. Karl Marx teatavasti unistas anonüümsest proletaarsest ajakirjandusvoost ja sellise on internetiajakirjandus ka meile tekitanud. Sellised on Vene ajakirjanduse trendid Balti riikides praegu. Ma arvan, et rääkides veel massidest, siis loomulikult me oleme kõik märganud seda kommentaaride voogu, mis on näiteks Riia ja Vilniuse Delfides äärmiselt
agressiivne, ma ütleks tihtipeale ühekülgne. Tallinnas Vene Delfis on rohkem tasakaalukust, kuigi kõige rohkem on mind tegelikult rõõmustanud Riias Läti venekeelne Delfi oma isereguleerimise tõttu. Seal on paljud kommentaatorid, kes kutsuvad teisi kommentaatoreid korrale, mis ongi kommentaariumi puhastamise, isepuhastamise üks nagu lootus. Ja tuleb mainida, et vene lugejatel on alati kadestusväärselt laiemad võimalused, kui on Eesti lugejatel või Läti lugejatel või Leedu lugejatel. Venelastel on omakeelsed telekanalid, lisaks venekeelne National Geographic ja veel paljud teised kanalid, mis koos siis väga odava kirjasõnaga, Venemaal on kirjasõna, korralik kirjandusliteratuur tõesti väga odav võrreldes Eesti hindadega näiteks, mis annab lihtsalt venekeelse lugejale võrratult rohkem võimalusi. On ka võimalik märgata näiteks lugedes Eesti ajakirjandust, et eestlased tänu noorte ajakirjanike kehvale vene keele oskusele on kaotanud sideme suurte vene näitlejate, muusikute, lauljate, seltskonnarustaaridega, sellepärast et keelt ei osata ja seetõttu on lihtsam jätta tõlkimata. Kui me vaatame venekeelseid portaale Baltikumis, siis nendes on palju rohkem juttu vene tegelastest, vene demokraatidest, vene lauljatest, näitlejatest, lipsavad läbi nimed Julia Volkova, Šenderevits, sama humorist, kirjanik ja ühiskonnakriitik, kes Tallinnas just esines, Oksana Fjodorova, näiteks Maksim Kalkini tervisest räägitakse palju, eestikeelsestes portaalides neid tegelasi väga palju ei puudutata. Ma ütleksin, et Balti vene ajakirjandus on ajakirjandus barrikaadidel. Ma tean, et rahvusidentiteeti eestlaste puhul näiteks viimasel ajal professor Veidemann ja ka tema kriitikud, filosoof Leo Laks nende hulgas, seovad Eesti rahvusidentiteeti Eesti kirjasõnaga, Eesti kirjandusega. Aga vene lugeja identiteet sellisena, kui ta vene meediast Balti riikides mulle paistab, on ikkagi seotud mineviku traumadega. Väga palju tuleb neid traumasid välja loomulikult seoses riikluse, rahvuse teemadega. Juba Eesti riiklusest rääkimine või Läti riiklusest rääkimine viib seltskonna sellise ohuolukorda. Me näeme väga suurt polariseerumist. Näeme, et näiteks Eesti portaalides väga palju lugeja huvi saavad sellised teemad nagu kaitsepolitseiga seotud teemad. Näiteks kaitsepolitsei peaks meile moraali õpetama. Näiteks teemad Rakveres pillutakse välja venekeelseid õpikuid kooli aknast, näiteks Vene teatri sulgemise ohud. Need kõik on barrikaadide teemad, vastandumise teemad, need said minu meelest hoogu juurde kahetsusväärselt aprillisündmusest 2007. Aprillis 2007 minu meelest tehti ka üks tähelepanuväärne otsus portaalis Delfi, mille omanike hulka muuseas Ekspress Grupp tookord veel ei kuulunud. Ja see otsus oli selline, et autotsensuuri, enesetsensuuri korras sulgeda venekeelse Delfi kommentaarium. Ja kui nüüd küsida, mis siis lahti oli, et iseseisev ajakirjandusväljaanne, kõige suurema vene lugejaskonnaga väljaanne Eestis, Delfi sulges oma kommentaariumi, publiku vaba arvamuste ja infovahetuse, siis küsimus on selles, et Delfi juhatus otsustas, et informeerimine selles kommentaariumis aprillis 2007 oli juba üle läinud kvalitatiivselt millekski muuks. See ei olnud enam informatsioon. See oli juba propaganda ja ka propaganda on ju täiesti lubatud, miks mitte, vaba sõna hõlmab ka propagandat, aga küsimus oli juba agitatsioonis. Võib öelda, et nii nagu tänavu Araabia kevade puhul liikumised Araabia maades, rahvaliikumised aktiveerusid sotsiaalmeedia kaudu, nii proovis liikumine nimega Notšnoi Dozor ennast aktiveerida Delfi kommentaariumi kaudu. Ja tookord Delfi juhatusele tundus, nagu Eesti Vabariigi kohus on välja selgitanud, tundus ekslikult, et tegu on kriminaalsele tegevusele üleskutsumisega
konkreetse agitatsiooniga, minge sinna, tehke seda. Ja sellepärast tõmmati kommentaarium 2 päevaks maha. Põhjamaa portaalid, kuigi arvata võiks hoopis vastupidi, et Vene portaalid on kuidagi nagu särtsakamate fotodega, suurema illustratsioonide osaga, see ei ole nii. Põhjamaade omad oleks nagu kuskilt slaavi hingest ja südamest, slaavi tantsupeolt need kujundused ja Vene kujundus on nagu ametnike keskne rohkem, ametlik info nendelt inimeselt, kes peavad oma ameti tõttu rääkima. Parlament, poliitikud, pressiesindajad. Mis on veel huvitav erinevus Vene portaalide vahel Eestis, Lätis, Leedus ja Ukrainas, ja selles suhtes avas minu silmad Ukraina Delfi peatoimetaja, on see, et vene keel on hakanud erinema. Meie Ukraina kolleeg ütleb, et eestlaste vene keel, eesti venelaste vene keel siis tõenäoliselt, on kuiv, aga Leedu Delfi portaal leiutab vene keeles juba uusi sõnu, millesuguseid Ukraina venelased ei tunne. Öeldakse, et keeles on suur vahe. Minule kui vene keele võõrkeelena valdajale on see kriitika huvitav ja uus ja arusaamatu, aga öeldakse, et nii see on. Mis on veel erinevus on huumorirubriikides. Naljarubriik Prikol on meil nii Leedus, Ukrainas, Eestis kui Lätis ja naljavideod ja pildid, mida Vene publik saadab, on aktiivsemad, nende naljastiili tunneb kohe ära võrreldes näiteks inglise naljadega, mida ka netis liigub. Eesti naljad on kuivemad, hoopis teistsugused, tihtipeale on nende naljade võrdlemisel võimalik üht-teist rahvuse iseloomu kohta järeldada. Mida ma sooviks saada Eesti venekeelsetelt ajakirjanikelt? Ma sooviks, et tegelikult toetudes sellele juba üsna korralikule lugejate hulgale, mis meil on, mis toob kaasa ka teatava kindluse, et reklaami tuleb ja reklaamivoog on olemas. Ma arvan, et peaks olema palju rohkem uudiseid reaalsetest otsustajatest Eestis, Eesti talentidest, andekatest Eesti ehitajatest, sportlastest, IT-ettevõtjatest, andekatest teadlastest. Me kipume liiga nende traumade ümber keerlema, mis on minevikus olnud, ja rääkima liiga palju sellest, kelle vanaisa millisel poolel sõdis. See ei vii meid edasi, see ei anna meile uut energiat. Nii et ma arvan, et online meedia oma olemuselt on küll vaene meedia. Ja viga on, kui publik õpib oletama, et tasuta saab väga head asja. Väga head asja tasuta ei saa ja ma usun, et ajakirjandus leiab ikkagi uues elektroonilise kommunikatsiooni sfääris endale mingi kanali, kus ta saab hea ajakirjanduses ka mõõdukat raha küsida. Kuid online ajakirjandus on väga vahetu, online ajakirjandust ja meil ei ole mõtet illusioone teha. Tehakse selle järgi, mida publik mõõdetavalt hindab, aga ajakirjanikel on põhjust tähelepanu pöörata rohkem reaalsetele tegijatele Eestis, erinevatel elualadel ja vähem nendele kinnistele ringidele, mida me joonistame, kui me räägime ikka nendest samadest konfliktidest, integratsiooni, venekeelsete telesaadete, Kaitsepolitseiameti tegevuse või üksteisest valesti arusaamise teemal. Ma tahaks vähem kinnise ringe ja rohkem praktilist uut energiat. Tänan teile ja soovin head konverentsi jätku.